Ja tere tulemast Most Ärikooli järjekordsesse live-ülekandesse ja tänane teema on meil pressiteated ja tekstide kirjutamine pressi eesmärgil või pressi jaoks. Eks seal omad väikesed nipid on, et millal asjad toimivad ja millal nad ei toimi, et igal turundajal ilmselt varem või hiljem seisab elus see koht ees, kus oleks vaja vastata kas küsimustele või siis kirjutada täitsa iseseisvalt midagi. Ja mina olen jätkuvalt Erki Tammleht ja Most Ärikooli poolelt ning meil on saatekülaliseks Postimehest Triin Palmipuu. Aga Triin räägib iseendast paari sõnaga. Ja, tere, mina olen Triin ja mina kirjutan Postimehesse ja mida ma veel teen kirjutan ka vabakutselisena igasuguseid muid tekste, sealhulgas pressiteateid, et ma tegelen nendega mõlemat pidi, et ma arvan, et ma midagi nendest tean. No, kuidas ma ütlen, et mina tean sind ka mõne aasta ja sa oled päris, kuidas ma ütlen, erinevate asjadega tegelenud, et viimati olid sa, ma ei tea, ma loodan, et nüüd Michelini tärnidega toitlustuskohad ei solvu, aga siiski üsna hea kulinaaria ja toitlustuskoha pidaja. Ja sealt edasi oled sa ajakirjanikuna või ütleme siis Postimehe juures oma igapäevast leiba teeninud. Et lisaks ilmselt enam-vähem pool su sõprusringkonda naerab hingetuks ennast iga kord, kui sa taksoga sõidad ja sellest kirjutada, et minu elus ei ole ilmselt terve elu jooksul nii palju taksoseiklusi olnud, kui sa suudad ühe sõidu vältel kuidagi, ma ei tea, sul on energia, mis sind saadab, on ju? Et räägi võib-olla natukene üldse oma sellisest karjäärist või mida sa oled õppinud või kus ja kellena töötad, et see, et sa oled Postimehes, see võib-olla väga meil saatekülalistele midagi ei ütle. Ma olen hästi sellise kirju minevikuga, et rahutu hing. Ma olen õppinud bioloogiat, raamatupidamist, mida ma absoluutselt ei salli. Ma ei ole kunagi töötanud nendel aladel, mida ma õppinud olen, aga ma olen töötanud tiimijuhina, projektijuhina, ma olen olnud toitlustuses, ma olen pidanud tantsustuudiat, ma olen nüüd kirjutanud ma olen varem ka, et ma olen alati midagi peaaegu mingi 15 aastat kindlasti, et ma olen kuskile midagi kirjutanud, et kui mingid sellist põhitöö kõrvalt muud aega ei jää, siis vähemalt mingi sellised sõbrannade kodulehe tekstid ja töökuulutused, need ma ikka olen ära teinud, kui ilusti palutud on. Aga jah, ma olen selline rahutu hing, et natuke siit ja natuke sealt ja siis ajakirjanduses ma saan ennast välja elada. Aga kuidas ma ütlen, et tuleme korra selle tänase töö juurde ehk selle ajakirjaniku või toimetaja või kuidas iganes sul see peenamet on, eks ole, ja Postimehe juurde, et kuidas sa sinna jõudsid ja kaua sa seda teinud oled? Et ma tean näiteks Postimehe lugejanumbrite järgi, et sinu kirjutatud tekstid, ütleme niimoodi, et oma toimetuses on ühed enim loetumad, et ma loodan, et ma kellelegi seal liiga ei teinud. Ei teinud. Ma kannan väga uhkelt oma klikikuninganna tiitlit, aga hea, et sa küsisid, sest ma sattusin siia täiesti juhuslikult, et kutsus mind siia küll algusest paariks nädalaks ainult asendama, aga üks minu tuttav, kes on minu taksolugusid Facebookis lugenud ja arvas, et ma paar nädalat ma ei mäleta, kas keegi läks õppepuhkusele või midagi sellist oli, et paar nädalat oli natuke abikäsi vaja neid ja mulle tundus, et teed selline hea rahulik kontoritöö, et võin tulla küll. Aga siis mul hakkas siin eriti toredalt minema ja mul hakkas meeldima ka ja siis juba paluti, et ma päriseks jään. Aga ma ei ole siin üldse kaua olnud, ma olen siin Postimehele kaastööd, ma olen varem ka teinud, aga palgatööna töötan ma siin 1,5 aastat, midagi sellist. Võib-olla isegi vähem. 1,5 aastat ikkagi üht-teist on, eks ole, et kuidas ma ütlen, et tänapäevane karjäärimudel on, eks ole, et ma mäletan, et kui kunagi räägiti 7 aastast ja siis räägiti 3,5 ja sellised kõvemad tänal on ju väga peen, et enam ei ole HR-tädid, vaid nüüd on people's partner, et räägitakse 17,6, et selle jooksul justkui üks ametikoht ammendab ennast inimese jaoks, et siis tahaks midagi kas edasi minna või uuele alale minna või sul on see piir suhteliselt lähedal.
ja ega ma ei arva, mulle kirjutada nagu väga meeldib ja selles mõttes, aga ega ma üldse nagu ei ole endale pähe võtnud, et ma pean seda nüüd forever elu lõpuni tegema, et mul on mingid omad ambitsioonid, millest osa ma olen siin ära teinud, osad on veel ees, nii et eks näis, mis parasjagu paati kõigutab. Väga lahe. Kui me lähme näiteks tänasesse teemasse, eks ole, et mida me välja oleme kuulutanud, et sinu elukäik on kindlasti põnev, aga sellest me võime täitsa eraldi laivi kunagi teha. Et mis on siis tekstide kirjutamine ajakirjanduses või ajakirjanduses kasutamiseks või ajakirjanduse vaated, eks ole, et me siin mõni aeg tagasi Marika Juusuga rääkisime nagu turundustekstidest ja kodulehe tekstidest ja kuidas kirjutada, kui pea on ikka täiesti tühi, et seal on omad nipid olemas, eks ole. Aga kui me nüüd vaatame nagu ajakirjanduse poole pealt ja üks võimalus, et kuidas nagu esimest korda peab ajakirjandusega suhtlema, on see, et intervjuu, jah? Et keegi küsib su käest midagi ja siis ta tulistab sulle rea küsimusi ja siis sa pead neile vastama. Ühelt poolt on nagu surve, et tahaks igale poole kirjutada, et meie firmas on ju käivad asjad nii ja üldse me oleme nagu oma ala liidrid ja tulge kohe ostma on ju. Teiselt poolt nagu võib-olla see ei ole kõige parem tava, et võib-olla räägi natukene intervjuude andmisest, et mis seal on nagu selline hea tava, et küsimustele võib väga erinevalt vastata, aga mida nagu peaks arvestama intervjuu puhul ja me kõik tahaks, et meie intervjuust nagu võimalikult palju seda juttu, mida me räägime, avaldatakse ja see kibedus on hinges, eks ole, et kui sa nagu tohutu teksti loonud ja siis vaatad, et kaks lõiku. Mingi 2 lõiku võeti, et mis asja ma siin üldse nagu 3 tundi rassisin on ju palehigis, et hoiame nagu seda valu ära, et võib-olla räägi nagu, et mida tasub kirjutada ja kuhu nagu ei tasu väga oma auru panna, et mis need nagu do's on ja mis on nagu need don'ts on, jah? Ma mõtlen, kust me pihta hakkame. Siis küsisid seda, et mis sinna pressiteatesse panna ja intervjuu juures oleme. Okei. No mina arvan seda, et kui sa oled juba nõus seda intervjuud andma, siis selles mõttes nagu Anna ka, et kui sa tunned, et sa ei ole selles teemas nagu väga pädev, pane sinna mikrofoni ette keegi teine või kaamera, et üldiselt ajakirjanik teeb oma tööd nagu niipidi, et mina püüan leida võimalikult huvitavaid küsimusi, mida keegi teine ei ole varem juba küsinud ja siis ole nagu valmis võib-olla vastama ka. Alati on okei, kui sa ütled, et mingile asjale sa ei taha vastata või see umbes sa leiad, et see ei ole nagu võib-olla liiga tore. Alati on okei öelda, kui mingid vahemärkuseid teha, et öelda, et palun ära siis seda nüüd siia lehte pane meil. Aga ma arvan, et see on nagu sellise 2 inimese omavaheline, et mõlemal on nagu sellised üsna ühesugused eeldused, et selline olge nagu teineteise vastu empaatilised, olge sõbralikud, nagu sina ja mina, et me oleme põhimõtteliselt ära unustanud, et kumba nagu küsitleb, on ju, et lihtsalt, et see on selline orgaaniline vestlus, sina küsid, mina räägin, et kõik on nagu hästi, et ajakirjanik üldiselt hoiab oma allikaid, et kui see läheb väga kommertstekstiks, siis me kuulame ära, aga seda me paraku nagu üles ei pane, et rääkige, kõige lihtsam on see, et vasta, mida küsitakse ja alati ajakirjanik annab võimaluse ka selle jaoks, et kui on midagi, mida ma ei ole taibanud küsida, et räägi nüüd, siis kasutage see alati ära, et võite küsida mõtlemisaega, aga et ma soovitan seda kasutada, sest sealt tuleb alati, mitte alati, aga väga tihti tuleb üldse nagu selline hoopis selline teine selline kikk või nüanss välja, mis on nagu oluliselt toredam kui selline kuiv kantseliitne selline intervjuu, et kus sa mingid müüginumbreid ette loed või midagi sellist, mis tegelikult nagu väga köitev ei ole, et kui sa oled nagu lugeja ja sa selle lahti klikid, et igasugused sellised pressiteated ja asjad, et sa ei tee neid minu jaoks, me teeme neid lugeja jaoks. Väga cool. Ja vaata, kui hästi siit kohe tuleb nagu järgmine teade, eks, või järgmine küsimus, et intervjuudeks, aga aeg-ajalt ajakirjanik ju ei taipa küsida neid asju, mida me tahame öelda, eks ole, ja siis me saadame pressiteateid. Ja ega siis on ka neid kordi, kus kirjutad suure pressiteate valmis ja pärast avastad, et saatsin küll igale poole, aga mitte kuskile ilmunud, et kas on nagu siis maailma lõpp ja tuleks teha järeldus, et ei, et kõik mina rohkem neid ei kirjuta, ega keegi sul tagasisidet ei anna, et
miks ei avaldatud? Ja, absoluutselt. Siin on nagu hästi mitu sellist nõksu ja asja, miks seda nagu avaldatud ei ole, et alates sellest, et kurb öelda, aga võib juhtuda, et seda pole üldse märgatudki, kuni selleni, et tegelikult tõesti võibki olla, et see sisu on kehv ja see kedagi ei huvita, et ajakirjanikele tegelikult pressiteated selles mõttes meeldivad, et see võib olla vabalt meie parim sõber, et pressiteade on meie jaoks ju uudis, et midagi, mida nagu edasi anda, mida inimesed kuulda ja lugeda tahavad. Aga kui ma ütlen sõna uudis, siis see peaks tegelikult ka sisaldama midagi sellist nagu uudisväärtuslikku, et seal võiks ollagi nagu selles mõttes, et kus siis juhtus ja kes tegi ja mida tegi ja selliseid, et kirjutada see pressiteade nagu selline, et ma pärast annan nagu mõned nipid ka, et seda üldse nagu keegi lahti teeks, aga et kui juba nagu sisu kirjutada, siis tehke seda kuidagi niimoodi nagu orgaaniliselt, et ärge selliseid, kindlasti ärge copy-paste'ige mingeid seadustest, mingeid selliseid paragrahve mulle ümber või seda nagu mitte keegi ei taha lugeda, seda ei viitsi mina lugeda, ma ütlen ausalt, ära lugeja nagu ammugi mitte. Ja ma soovitan alati, et kui keegi midagi nagu kirjutab, mida ta nagu igapäevatööga ei tee, et just nagu kirjutage naeratades, et siis tuleb see tekst ka kuidagi selline ümarem ja rõõmsam ja tehke nagu seda toredat tööd, mitte nagu mingid sellist asja, et tähtaeg kukub, et on vaja ära teha, et mõnuga. Kusjuures, kui sa räägid nagu sellest naeratusest ja sellise ümara teksti kirjutamisest, et kindlasti sa ei mõtle selles mõttes ümara, et tekst on sisutu ja ümara. Ei, vastupidi, ma mõtlen sellist orgaanilist ja sellist, et mulle on hästi palju öeldud, et mul on selline oma hästi kirjastiil, et ma mõningaid asju ei saagi nagu kirjutada, et mina olen just see, kes nagu laia pintsliga tahab nagu emotsiooni igale poole juurde panna, et selles mõttes, et aga jah, et ümarat just, et nagu kuidagi nagu voolav ja selles mõttes, et tõesti, et mitte, et see nagu ei sisalda tegelikult mitte midagi peale 1000 tähemärgi. Et see ei olnud küll pressiteade, aga see oli, ma arvan, kas Kaitseväe pressiesindaja või mõni niisugune kõrgem ametnik sealt, kes intervjuu käigus nagu kirjeldas jalaväe lahingmasinat või soomukit. Et mis see siis on? Et sa võid ju alustada sellest, et kirjeldada ära, mitu hogujõudu tal on, kui paks on see metall, mis seda soomust läbi vastu peab, eks ole, siis lugeda üles terve rea relvasid, millega ei ole mõtet sinna kallale minna. Ja siis nagu öelda, et vaata alates sellest, et lased läbi nagu võipakist pauguga, et ega seal sees enam eriti turvaline ei ole. Aga ta ütles seda nii lahedalt, et põhimõtteliselt on tegemist taksoga, millega viiakse sõdurid lahinguväljale. Et selle masinaga endaga sõda ei peeta. Et ta ei ole selleks loodud. Et sealt edasi nagu saate aru, et tulevad natuke raskemad masinad, et millega saab juba sõda ka pidada. Ja see oli selline nagu minu jaoks kirgastumise koht, et Jesus Christ, et see on nagu põhimõtteliselt nagu kuldselt öeldud, eks ole. Hitt pealkiri. Absoluutselt on ju. Et kui sa ei tea nagu mitte midagi tehnikast, siis sa saad aru nagu enam-vähem, et millega tegemist on, et super hästi nagu seletada. Aga kuna sa juba ütlesid, et sa viskad natukene selliseid nagu kuldseid terakesi, eks ole, et kuidas kirjutada pressiteadet nii, et seda nagu ka kasutatakse ja vähemalt avatakse, eks ole, ja ka võib-olla natukene loetakse, et mis siis peaks nagu olema, et pealkiri, sisu, et kuidas seda üles ehitada, et mida võib-olla peaks äkki kaasa panema või seal mingi ju tava on, et sina saad ju ka pressiteateid ja ma arvan, et seal on need, mis ei jõua kuhugi ja on need, mille peale sa kilgates sööstad tööd tegemaks. Ja, on. Et kõige esimene asi, mis ma nagu ütlen, et mida tegelikult kõik turundajad peaksid teadma, on see, et vaadake palun, kuhu te saadate selle, et sihtige nagu natukene, et muidu teeb lihtsalt kuskil õhku rippuma, et ma ei tea, kui te olete teinud mingi ägeda asja, et hakanud näiteks, ma ei tea, põhus kikilipse tootma, siis võib-olla ajakiri Minu koer ei ole kõige parem koht, kuhu seda nagu esitlema minna. Ja samamoodi, ütleme, et seda uudist, mis sobib nii, ma ei tea, Minu naisteportaali kui siis kuskile spordipoistele, et neid teemasid on nagu päris vähe, mis seda nagu kõike nagu kataks, on ja. Et natuke nagu tehke selles mõttes eeltööd ja ma alati soovitan, et vihje, et Postimees on tore koht küll, aga meil on eraldi sellised portaalid ja sektsioonid ja
et natukene täpsemalt võiks nagu ikkagi seda sihtida, et siis on lihtsalt tõenäosus on suurem, et keegi selle nagu avab, sest et need, mis tulevad sinna meilile, ma isegi ei ütle seda numbrit, kui palju neid on väga palju ja lihtsalt võib olla, et kui neid on nagu 5 tükki järjest olnud, et lihtsalt keegi ei märka neid paraku, et see ei tähenda üldse seda, et see võib olla kuldne pressiteade, aga kui seal on veel nagu näiteks see vormistamisega natuke nagu ka viltu mindud, siis kahjuks see jääb lihtsalt kuskile, noh, see vajub nii alla, et ükski töömesiline seda enam üles ei leia. Aga sealt tulebki just see koht, et kui te olete kirjutanud valmis sellise kauni võimsa teksti, mida kõigiga jagada, siis esimene asi, ma näen seda algust ja ainult seda väikest nurgakest, mis sa mulle saadad, kus on ilmselt see sinu nimi ja selle pealkiri. Ärge pange nimeks pressiteade punkt, et see on nagu kõige halvem. Seda ei tee mitte ükski ajakirjanik lahti. See sõna pressiteade võib seal iseenesest nagu selles mõttes seal ees olla, aga pange mingi pealkiri nagu järele ka ikkagi, et soovitavalt vihjega, mida see sisaldab. Et see on nagu ülioluline, et keegi seda üldse lahti teeks, et see võib tunduda võib-olla nagu selline, nii elementaarne, et miks ma seda räägin, aga ma räägin ainult sellepärast, et 10-5 vähemalt saadavad niimoodi, et lihtsalt on pressiteade. Ja kui ma selle siis juba lahti olen teinud, siis võiks tegelikult, ma arvan, et seda paluvad kõik ajakirjanikud, palun pange see tekst sinna kohe sellesse meili sellesse. Ärge pange meile mingit eraldi mingit faili sellega kaasa või mingisuguseid X manuseid, mida avada, et see on natuke keeruline. Et see võtab kõik nagu aega selles mõttes, et meil on nagu päris palju tööd, et ärge tehke meile tööd juurde, et eriti kui teil on midagi toredat öelda. Ja tekst on siis, nagu ma ütlesin, et see võiks nagu sisaldada sellised uudisväärtust, eriti tore on, kui te saate mingi loo sinna juurde kirjutada, et ma ei tea, et kui sa saadad teate, et Erki Tammleht hakkas nüüd lauljaks ja annab oma esimese singli välja, siis tore, aga ma ei tea, kui paljud sinu sõbrad seda loevad, aga kui sa paned sinna juurde, et Erki Tammleht, ma ei tea, müüs oma vanema kuldhambad maha, et seda singlit välja anda, siis see läheb kohe põnevamaks. Et selles mõttes, et pange nagu mingit taustainfot, et ärge venitage seda nüüd nagu mitmeks leheküljeks, aga et nagu miks te seda kirjutate ja mis sellega nagu kaasneb, et nagu tehke see nagu hästi loetavaks ja mõnusaks, et lugeja tahab nagu lugeda sellist toredat teksti, ja selles mõttes, et ärge pange mingit kantselid ja mingisuguseid direktiive sinna kirja, et mõelge kasvu selle järgi, et kas teie, ma ei tea, 80-aastane naabritädi saaks aru, kui ta seda loeb, et kui ta ei saa, siis mõtle natuke üle, et võib-olla saaks seda kuidagi nagu lihtsamasse keelde panna, et lugejale on loll, aga ei ole vaja talle ka kõrgendatud nõudmiseid omandada. Et teksti osaga me saime selgeks, aga kas on veel midagi sellist, mida nagu võiks kaasa panna või peaks kaasa panema, et kui me neid põhust kikilipsudest räägime, et kas siis võiks olla selle kikilipsu pilt kaasas või kui seda ei ole, et siis on tšau baka, on ju. Kas seal võiks olla veel midagi? Ma ei tea, kuidas ma ütlen, ma olen ka pressiteateid kirjutanud, aga ma ei ole neid kunagi pidanud hindama ja avama, et ma olen lähtunud nii-öelda natukene võib-olla heast õnnest või sellest, et uskunud, et ma kirjutan, et ikka avaldatakse. Et näiteks mingid kontaktandmed alla, et kelle käest saab lisainfot vajadusel või et mis on need nagu, et mida kindlasti võiks kaasa panna, et ärge saatke ilma selleta, sest muidu jääb see asi nagu hõre. Absoluutselt, et just, et täpselt see põhus kikilips näiteks, et kui sa oled millegi uuega välja tulnud, tõesti pane pilt kaasa, kui sul on mingi äge videoklipp pandud selline lühikene, pane see kaasa, aga alati, kui te midagi kaasa panete, palun pange kirja, kes selle tegi, kes seda pildistas, nagu selles mõttes need andmed ka, või kes pildi peal on näiteks, et mina ei tunne võib-olla iga saekaatri töötajat, et sellised asjad peavad kirjas olema lihtsalt või ja ma ei taha ka nagu pildivarguse eest kuskil nagu pahandusi saada, et need autorid peavad kirjas olema. Siis loomulikult pane enda kontaktandmed juurde, kes sa saadad selle ja ole valmis ka, et ma võib-olla helistangi sulle kohe, et küsida midagi ägedat juurde, et kui sa oled inimene, kellele ei meeldi telefoniga rääkida, pane siis meiliadress, et kui ma sind kätte ei saa, siis paraku jälle, et ma panen selle kõrvale ja ilmselt see siis sinna kõrvale ka jääb, et nii on. Kas see pilt võiks olla umbes selline nagu, kuidas ma ütlen, ma proovin ka niimoodi umbes nagu seda lahingutaksot kirjeldada, eks. Et kas see pilt võiks olla midagi sellist, mida sa usud, et sinu sotsiaalmeedias tõmbaks nagu kõvasti laike või?
et noh, mitte selline, teen põhust kikilipsu, panen selle lihtsalt, viskan lätsti kuskile laua peale, teen pildi ja käib kah. No ja selles mõttes, et pilt võiks ikka nagu endale ka meeldida ja alati on nagu see, et me ise ütleme igasuguste selliste piltide peale, mis me siis sinna loo juurde paneme, et on kuldreegel see, et parem väljas kui sees ja parem naine kui mees. Et alati on hea, kui on kas mingi inimene või loomake peal ja alati on parem nagu mingi selline orgaaniline pilt, mitte siin sellise valge laua peal tehtud, et see valge laua peal pilt, kui see on väga hästi tehtud, on muidugi ilus, aga noh. Pole päris see, eks? Ja emotsioon loeb tavaliselt rohkem kui selline hästi timmitud kvaliteet, et ei ole vaja nagu nuriseda, kui ei ole profifotograafi tehtud pilt, et seda tegelikult ei olegi vaja. Ehk teisisõnu mõtle selle peale, et kas sa ise paned sellele pildile laigi või mitte. Just täpselt. Ja tekst samamoodi. Scrollin voogu, eks ole, see pilt tuleb, panen laigi, ei pane. Valge tausta peal pilt, no never on ju, mingi tootefoto. No just. Okay. Aga me oleme nüüd rääkinud hästi palju sellest, et mida nagu võiks olla, mida peaks kaasa panema, kuidas kirjutada teksti. Aga kuidas sa ütlesid, et 10-5 rändab nagu kohe otse edasi, on ju, millega nagu mitte keegi mitte kunagi enam ei tegele, need ülejäänud 5 saavad mingi võimaluse, et osad neist pääsevad läbi. Et ma arvan, et need, mis lendavad sinna prügikasti, et vahest on ka sellised, mille peale sa lihtsalt vihaselt turtsatad, on ju, stiilis on, come on, et pange siis keegi, kes vähemalt kirjutada oskab või mingi siuke a la repliik on ju, võib-olla millestki naljakas teed sa screenshoti ja jagad lähemate kolleegide ja sõpradega itsitate, on ju, et kuidas niimoodi on võimalik teha üldse. See oli selle meistri mõttes, kes sellise asja tegi. Jah, eks, aga seal on ju ka mingisugused asjad, mida nagu tasuks vältida, et mitte selle, kuidas ma ütlen, et mitte sattuda nagu kohe ennast stardijoonel prügikasti poole teele. Ja üks on, mis mul kohe meelde tuli, kui ma siia kõndisin, ma mõtlesin selle peale just, et milline oleks selline, tõesti, mis asi see nüüd on selline näide, mis mulle meelde tuli, on keegi, kes pani kaasa, ma ei tea, kas mingi note'i faili, mis on niimoodi, et see on üks terve rida, et kõik need 1000 tähemärki on nagu lihtsalt sa scrollid vasakult paremini lõputut seda, et olgem ausad, ma isegi ei tea, mis see sisu seal tegelikult oli, et seda on natuke palju. Ja üks täiesti suurepärane poliitik, kes oma pressiteateid saadab, ma ei tea miks, ta kirjutab endast kui 3. isikust ja seda on nagu täiesti, ma peaksin seda nii palju toimetama, kui ma tahaks seda nagu avaldada, et see vaev on ikka nagu selline hea tund 2, vaata, et kui ma kirjutan, et ma ei tea, ütle mingi asi, millest ma rääkida tahan või mis sa öelda tahaksid, et tahad mõnda kuuma teemat, võta pesitsusrahu. Mul on see tabel on seina peal, et näiteks, et sportkeegli MM-il selguvad järjekordsed medalivõitjad. Triin läheb sportkeegli MM-ile vaatama, millised on järjekordsed medalivõitjaid ja siis Triin annab sellest infot homme mingisugusel infotunnil, ma ei tea, kell 2 kuskil linnavalitsuse parklas, et see on ka natuke selline, ma ei tea. Ja tõesti, et sellist nagu väga ametlikku ja puisteksti te ise ei taha seda lugeda. Miks te arvate, et keegi lugeja nii väga seda igatseb? Seda me ei tea, võib-olla kellelegi meeldib 3. isikus lugeda endast. Võib-olla jah, aga siis tal võib-olla on endal mõni kanal, kus seda nagu avaldada, et ta ei pea läbi meie. Ma mäletan, kui live-eetris on poliitikul tõmmatud natukene maha, et sa ju ise räägid siin, et miks me räägime 3. isikuseks. Aga kui me võtame nagu jällegi tuleme selle koha peale, et kõik turundajad, eks ole, peavad ju oma ettevõtet promoma ja ega sul ei jää nagu midagi üle, et sa pead seda tegema. Ja siis sa kirjutad nagu ennast salgavalt kokku, et kuidas me kõike teeme ja meie unique selling point, eks ole, et sa küll niimoodi võib-olla nimeta seda päris, aga püüad selle välja tuua ja tood selle kõike, on ju. Et mis on nagu need osad, mida ajakirjanik või ajakirjandus üldse laiemalt reeglina pressiteatest lihtsalt välja lõikab? Igasugused tulpdiagrammid, skeemid, kui ei ole otseselt oluline, siis igasugused tõesti sellised läbimüügi numbrid esimeses lõigus. Sa ise ei armasta ka Exceli tabeleid, et ka meie mitte.
Ja selle kohta kunagi üks mu juht on väga lahedalt öelnud, et kui sa tahad, et sind vaadataks, siis näita numbreid. Et tõmba kohe üks käre Excel seinale lahti ja räägi sellest kirglikult ja kõik on täiesti vait ja kuulavad lihtsalt sind. Et ega nad lahkuvad umbes sama targalt, kui nad tulid. Ja kui sa tahad, nagu, et vaadatakse, et siis tee nagu hullult äge PowerPoint. Et inimesed vaatavad sind ja võib-olla isegi kerge tunnustav mõmin tuleb, et väga ilus ja efektne on. Ja kui sa tahad meelde jääda, siis räägi lugu. Et lood inimestele meeldivad ja inimesed seostavad ennast lugudega ja oma kogemusi ja kõike seda ja lugu on palju lihtsam nagu seedida. Või nagu, jah, sõna otseselt mõttes seedida, eks ole. Aga võtame korra nagu veel sellise põneva teema, et aeg-ajalt juhtub ikkagi seda, et kirjutad siukse lennuka pressiteate ja enda arust teeb kõik õigesti, aga voilà. Mitte ajakirjanik ei helista sulle, vaid helistab hoopis müügiinimene, kes ütleb, et me siin paneks küll selle nüüd mõnusasti niimoodi sisuturunduse alla, et kui sul on eelarvesse raha olemas ja sa tegelikult oled arvestanud võimalusega, et see tuleb maksta, et lihtsalt proovid õnne, eks ole, siis on kõik hästi. Aga kui sul seda raha ei ole ja sa tegelikult tahaks ikkagi saada avaldatud, et mida siis nagu peaks tähele panema ja vältima jälle, et mitte oma ikkagi ilmselt 2-3 tundi, eks ole, ära tappa ja siis tõdeda, et kahjuks näed, et põrsad iga asja eest tahavad raha, et ei saanud avaldada kuskile. Tead, sellega on niimoodi, et üldiselt ajakirjanikud nagu ise teavad ka, et kus see nagu selline, et see piir on selline üsna õhkõrn, aga ikkagi, et me sellist väga kommertsteksti ei avalda niikuinii, et see on loogiline, et sa räägid enda ettevõttest, et sa tahad, et see mainitud saaks, aga nüüd sellist igat lauset, et võib-olla peidad selle kuidagi sinna sisse nagu ära, et sa ei hakka nagu kohe rääkima sellest, et mis on nagu maailma parim ja enneolematu ja sa pole iial varem näinud, see kõik võib nagu tõsi olla, aga et ei oleks nagu päris selline tõesti sisuturunduse müügitekst, et ei taha meie pahandusi ja ei paneme neid niimoodi üles ka, et samas on see, et kui sa oled mitu korda öelnud, et mis siis saab, kui et õudselt kurb on, kui seda pressiteadet üles ei panda, ma lohutan, see ei ole nagu maailma lõpp selles mõttes, et esiteks on see, et kui tõesti sa tunned, et see peaks üles minema, teinekord see üle saata ei ole üldse nagu halb mõte, et meeldetuletuseks, sest et mul endal on ka juhtunud, et vaatad, et kui tore, aga mul on midagi pooleli ja näed, läkski meelest, on ju. Aga ja teine on see, et kui see ei ilmu, siis ajakirjaniku jaoks on see võib olla nagu täiesti kuldaväärt tulevikukontakt, et kui ma kirjutan järgmine kord sellest kikilipsudest, siis ma tean, et vaata, et üks tüüp hakkas just põhus tegema, mul on meeles ja mul on kohe naksti ühendust võtta, ja siis sa saad esineda justkui nagu eksperdina juba minu loos, et selliseid juhuseid töötab väga-väga palju. Ja mida ma veel soovitan, on vana hea järjepidevus. Et ära käi selles mõttes ajakirjanikule pinda, et sa talle õhtul kell 9 helistad ja küsid, et mis sai. Aga et kui ma näen tuttavat nime mailboxis, siis see jääb mulle meelde. See tundub mulle nagu selline kindel ja usaldusväärne ja ma ei taha nüüd öelda, et võime sõpradeks saada, aga tööalaselt küll, et jah. Et see, et kui midagi ei ilmu, et ärge heituge, et see ei ole üldse nagu halb ja selles mõttes, et ei ole maailma lõpp. Laske edasi. Sa enne nagu mainisid, vaata sellist, et ära kirjuta enda võtmes või enda ettevõtte võtmes, et kuidas su juhile meeldiks. Ja ära kirjuta nagu, ma ei tea, et teen copy-paste'i oma ettevõtte kodulehest ja panen teele ja tšau paka on, et seal on oma stiil nagu, kuidas kirjutada ja kui see on hästi kirjutatud, siis on tegelikult ju SEO vaates kirjutatud, et õiged sõnad õiges hulgas ja õiges mahus, eks ole, korduks. Aga et kui me oleme sellest nagu esimesest Kerberosest nagu ajakirjanikust mööda juba saanud, eks ole, et kes vaatab, et päris hea uudis on. Ja samas sa ütled, et sa nagu ei ole valmis sinna ju tegelikult panustama tunde, sest ka sul on ju mingid KPI-d, eks ole, et sa pead teatud tükkide arvu päevas ära tootma, sest muidu tuleb kuu lõpus võib-olla väike koosolek, on ju. Mitte nüüd nii hull, aga põhimõtteliselt küll, Tegelik olukord on ju see, et kui sellest kõigest on läbi saadud, siis on veel üks nagu oluline märk, et lugeja võib selle artikli lugeda lõpuni või vähemalt selle kohani, kus sa oma sõnumi välja ütled.
et mida nagu pidada silmas selleks, et ajakirjanikul oleks võimalikult vähe tööd, et iga keha, nagu ma aru saan, on nii laisk, kui laisk lastakse tal olla, eks. Et võimalikult vähese töö hulgaga saada võimalikult palju teksti eetrisse, aga kuidas seda kirjutada niimoodi, et lugeja oleks ka nagu kaasa haaratud ja loeks nagu võimalikult kaugele selle teksti läbi. Sest no kodulehel me tahame klikki, eks ole, et loeb teksti läbi, ei loe, no kama 2 on, et jõua tegevuseni. Kõige olulisem info tuleb vähemalt lühidalt kohe liidis, ehk siis kuidas see on eessõna, jah. Et seal tasub ära mainida, et see ära venita seda nagu selles mõttes pikemaks, aga kes sa oled ja millega sa tegeled, see pane nagu ilusti sinna ära. Et kui üldiselt, mina näen näiteks neid numbreid ka ju, et kui kaua keegi minu loo sees on, et kaua ta seda loeb. Kui ta 10 sekundit loeb, on, ma olen ikka õudselt hästi oma tööd teinud, et pane see oluline asi sinna otsa kohe ära. Ja siis edasi natuke sellist mõnusat, sellist asja, ja luba, kui võimalik, siis ajakirjanikul pealkirjaga mängida, sest pealkiri on see, mis selle lingi lahti paneb klõpsima. Et jätke meile see rõõm, et kui me tahame pealkirja muuta, et siis me teame, kuidas see töötab. Me oskame seda. Ma korra küsin nagu niipidi ka vahele, vaata, eks ma kuulen ju, eks ole, paremalt ja vasakult, et kuidas keegi on oma artiklitega, mõnel läheb jube hästi ja mõnel mitte nii hästi, eks ole. Ja vahest on neid, küsimused on tingitud tegelikult sellest, mida ma kuulen oma ümbrusest, eks ole, et vahest keegi on hirmus solvunud, on, et mis asja, et ma tegin meeletu analüüsi ja kirjutasin 6 lehekülge, on, et tuhkagi mitte keegi ei avaldanud, et see mõttetu teema, on. Ja teiselt poolt jälle, kellelgi läheb nagu jube hästi, et peaaegu nagu ei teegi tööd, aga artiklid lendavad, on ju, ja lugejaid tuleb ja 10 000, eks ole, et eesmärk on nagu täiega täidetud. Et kuidas võiks olla nagu, kuidas ma ütlen, et hea liid, on ju, et kes ma olen, millega ma tegelen, on ju, et selline kiirelt seeditav arvestab, et sul on aega nagu 10 sekundit, et see on põhimõtteliselt siuke nagu lifti brief, on ju. Et sõidan 10. korruselt 5. ja selle ajaga peaks olema nagu edasi antud kõik oluline. Aga mis seal veel võiks olla, et kas seal peaks olema, ma ei tea, ettevõtte mõne juhi või kellegi olulisega näiteks mingi, või ütleme siis selle loo vaates mõne olulise inimesega mingi tsitaat sees või? Kui mingi eksperdi arvamus on, see alati lisab sellist head tõsiseltvõetavust ja nagu justkui nagu teeb seda uudist suuremaks ja tähtsamaks ja tõsiseltvõetavus on nagu hea sõna. Ja teine asi, et kui kellegi tähtsa tsitaat on, siis ka alati soovitan sisse panna, et loomulikult sellega, et kes seda nagu öelnud on ja see võiks nagu teemasse minna, aga tõesti ma väga-väga soovitan, et see on tõesti nagu hea mõte. Ja mis sa rääkisid siin? Minu enda mõte ei ole. Ja mul vahepeal tuli kananahk ihu peale, kui sa rääkisid 6 lehekülge teksti, et nagu palun ei, et kui mis nagu tähemärkide arv võiks olla siuke optimaalne? Kui üks A4 on umbes 1500-1800 tähemärki, midagi sinna kanti, siis kui te teete mingi 1500 tähemärki, see on nagu küll ja veel, et loomulikult ärge mingit olulist asja välja jätke, aga, ja 2 rida on ka vähe, aga no mis me siis ütleme, et selline alates 1/3 A4-st kuni siis A4-ni, et sinna vahele võiks see maht jääda, eks ole. Et kui nagu väga palju alla selle jääb, et siis see tundub nii hõre, et suurt muud ei olegi, eks ole. Ja kui läheb pikemaks, et siis saab aeg ja võhm otsa juba enne, kui sinna teksti lõpuni jõuab, et ei taha ajakirjanik võib-olla teha ja lugeja on ju ka tänapäeval natuke kärsitud, kui peab scrollima, siis ajab juba veits närvi. No ja teine asi on see, et kui me ikkagi räägime nagu et pressiteade kui uudis, siis mis uudis sul on 5 lehekülge nagu selles mõttes on ju, et mingi suur persoonilugu, aga see siis natuke läheb juba teise sellisesse, et seda ma praegu siin ei kataks. Aga ma vaatan kella ja ma tean, et kuidas meie nagu vaatajate numbrid kukuvad umbes peale poolt tundi. Et ma küsin su käest sellise asja, mida inimestel ikka meeldib saada selliseid konkreetseid näpunäiteid, et me oleme siin puristanud, eks ole, mõnus pool tundi ja natukene peale. Et kui sa peaks andma 3 näpunäidet, et mida järgides, see tekst ikkagi jõuaks nagu ajakirjandusse ja oleks loetav, et mis need 3 võiks olla siuke kuldvõtmeks, et võta need 3 ette ja tee selle järgi ja siis suure tõenäosusega läheb sul hästi. On väärt sisu, siis
nagu väärtsisu selles mõttes, et kui uudis, siis olgu ikka nagu uudis, et see, kui ma hakkan kunagi midagi kuskil ehitama, see ei ole uudis. Aga et siis hea sisu, siis nagu selles mõttes järjepidevus, et tõesti sa võid proovida teist korda ka seda ajakirjanikule, see tõenäosus kasvab. Ärge nüüd palun hakake mu postkasti pommitama. Aga ja siis veel ja tõesti pealkiri, see on nagu mega oluline, et ma selle nagu lahti teeksin ja ma saaksin aru, et millega mul tegemist on, et eriti kui te saadate sellisele kuskile üldmeilile, mida loevad nii meie majandus kui sport kui meie vene nagu toimetused, et ma saaks aru, et ma pean selle lahti tegema, et ma tahan sellega tegeleda. Et pealkirja ma soovitan nagu kõige rohkem kontrollida ja vaadata. Okei. Ma küsin ühe sellise võib-olla teemavälise küsimuse, et kas saatmise ajal on ka midagi vahet, et kui me näiteks sotsiaalmeediasse postitame, siis meil on jube hea vaadata, et kes on meie, ma ei tea, sihtrühm või kes on meie kanali jälgijad, et nad mehed, naised, mis vanuses nad on. Me näeme ka ära, mis kellaaegadel nad aktiivsed on. Et meil on nagu jube hea selle data põhjal, eks ole, ajastada oma postitusi ja asju, et me ise õpetame seda koolis, eks ole, et vaadake ja tehke nii. Et kas on mingisugune selline nagu parem aeg ka pressiteadete saatmisel või on täitsa nii, et kütta aga nii, millal tuleb ja keegi on ikka tööl? Keegi on alati ikka tööl selles mõttes, et ma ise teen ka nii random ajal tööd, et see nagu selles mõttes selle mingi märkaja või näitaja, aga ma siiski soovitan hea õnne korral, ma võin ka pühapäeva öösel kell 2 selle mailboxist üles korjata ja ma olen rõõmus, aga üldiselt ma soovitan tööpäevi ja pigem nagu enne lõunat, et siis on tegutsejaid ja selliseid uudisenäljas ajakirjanikke kõige rohkem neid lugemas ja töötlemas. Väga cool. Kas on midagi sellist, mida ma ei osanud võib-olla küsida, aga mida sa tahaksid öelda, et pange nüüd sõbrad seda ka veel tähele? Ma tahaks nagu öelda, et head kontaktid tasuvad ennast pressiteadete saatmisele alati ära. Aga sellega on aeg meil ka tänane live kokku tõmmata otsapidi, et pressiteadete kirjutamist me Most Ärikoolis ei õpeta küll, aga teksti kirjutamist, visuaalide tegemist, digitaalturundust ja palju muud. Vaadake seda kõike most.ee, leiate koolituskava ja sobiva kursuse. Ja kas sa tahad midagi Postimehe kohta öelda? No tulge lugege meilt muidugi. Aga suur aitäh kõigile vaatajatele, kuulajatele, suur aitäh sulle, Triin, et tulid ja avasid natukene ajakirjanduse telgitaguseid või ajakirjanduse vaates tekstiloome telgitaguseid. Suur tänu ja kohtume jälle. Tšau! Aitäh sulle! Tšau!